Tere kõigile! Tere päevast! Meil on probleemiks maailmas kuiv ilm külvipiirkondades, aga ka Lähis-Idas on kuumaks läinud, nii et kohe sellest lähemalt. Lähis-Idas on pinged kruvinud siis ülespoole Iisraeli ja Iraani vahel. Ehk siis lähiaeg nüüd näitab, kui hulluks see asi läheb, aga mida see siis meile täna globaalses mõttes või viljaturu mõttes üldse nagu tähendab? Kõik turud olid eile väga heitlikud, et kui me vaatasime üldse aktsiaturge, siis teatud aktsiad kukkusid, aga mis üles läks nafta hind üles eile ja kulla hind üles ja samamoodi rohelisse läks ka nisu Matif, et kui päeval eile oli ka väike tõusumoment, eelkõige siis oli see mõjutatud ilmastike tingimustest, millest ka natukese aja pärast ja siis pärastlõunal viskas Matif veel edasi, nii et ja täna hommiku samamoodi, et detsembri Matif on täna siis 230 lausa võrreldes eilsega, ütleme, et täna meil on siis 2. oktoober, mainime selle ka ära, sest elu kiiresti muutub ja Rapsi Matif veebruaris on juba 490, selline väga kiire tõus on olnud nüüd, ma ütleksin, 24 tunni jooksul ja kuhu nüüd siin edasi turud, ma ütleksin, võib-olla rallivad, on teadmata, sest tegelikult ju meil seesama Lähis-Ida on hoopis teine olukord, kui algas sõda siis Ukraina ja Venemaa vahel. Nojah, sest nemad ju ei ekspordi, et Iraan ja Iisrael ka impordivad, aga samas ei ole nad selles osas ka väga suured nii-öelda ekspordi mõjutajad. Eelkõige on nad ikkagi, ütleme siis nafta poolt ja üldsegi kogu maailma sellistes pingetest. Nojah, Iraan on üks suurimaid naftatootjad küll, aga senimaani on ta sanktsioonidest ju kõrvale pääsed tänu Hiinale, aga noh, eks see, ütleme siis lühiajaliselt kindlasti, nagu me näeme, turgu ju mõjutab ja just õlihinda ka. Ja just, et nafta hind siin nüüd makronäitajate pärast just tuli alla, vahepeal olime siin kuskil $65 juurest barrelist ja nüüd just vaatasime, et oli juba üle 75, eks ole, et sinne väga kiire hüppe, nii et selles osas ta kindlasti mõjutab kogu maailma. Jah, aga samas ega fundamentaalsed näitajad nii vilja kui ka õli poole pealt tegelikult ju ei ole hetkel muutunud. Absoluutselt mitte, et ega tegelikult see, et nisu hind on üles läinud, ma ütleksin, et eile oli väga selgelt näha, hind läks üles ja mis juhtus siin paari ostjaga, jälle me tahame siin natukene eksportida, tõmbasid tagasi kohe, sellepärast, et hind läks väga kõrgeks ja ei oldud valmis nende hindadega ostma, natuke ka nüüd passitakse, vaadatakse, et kuidas siis hinnatase edasi liigub ja vaatasime ka, kuidas Venemaa nisu hind on siin lähiaja jooksul muutunud, et see on natukene ka ülespoole läinud, et kui siin eelmistel nädalatel rääkisime tasemetest $216–217 tonnis, siis nüüd on see ka läinud siin $10 ülespoole, et see on ka avaldanud natuke oma mõju. Aga põhiliselt, miks praegu ikkagi siin detsembri Matif ka enne nüüd neid rünnakuid siis ülespoole läks, on ikkagi tegelikult ilm. Et jälle, kui me vaatame siin olulistesse piirkondadesse, siis üks olulisemaid uudisenuppe on ikkagi Venemaa. Venemaal on praegu äärmiselt kuiv ja seal käib praegu siis külv ja külvatud on ainult kuskil selline võib-olla kolmandik, kuskil 8 miljonit hektarit ja on tõesti väga kuiv ja palav ja tuli ka Voroneži piirkonnast lausa informatsioon, et kuulutavad välja eriolukorra. Voroneži piirkond on, ütleme, Venemaa lõikes kuskil suuruselt 5 viljakasvatuspiirkond, kes kasvatab erinevatel aastatel sinne 5–6 miljonit tonni ja kui seal on nüüd selline põuane olukord, siis see nüüd mõjutab kindlasti nagu, ütleme, üldpilti, aga kogu Venemaa lõikes siiski võib-olla on see väike osa, sest Venemaa toodab sellel aastal kogu vilja nüüd, mitte ainult nisu, vaid kogu vilja kuskil 132 miljonit tonni, nii et kiire rehkendus näitab, et ta väga oluline ei ole ühest küljest, aga selline sõnum maailmaturule kindlasti avaldas mõju ja Matif ka natuke selle peale üles läks. Euroopas seevastu on jälle teised probleemid, et Euroopas on liiga märg, näitab palju sademeid ja miks see on oluline, sest näiteks Prantsusmaa alustas just maisikoristusega, ollakse suht algusjärgus, informatsiooni nii-öelda saagikuse kohta pole veel läbi tulnud ja prantslased ka alustasid talinisukülviga, nii et kui seal on nüüd väga märg ja ei lase külvata, siis samamoodi on nüüd jälle probleemid selle koha pealt, mis puudutab uudsaaki.
ja kui vaadata nüüd Ameerika poole, siis seal on ka kaks väga olulist teemat. Nimelt käib ka tants nii-öelda siis soja ja maisi ümber. Praegu näiteks Brasiilias ja Argentiinas on äärmiselt kuiv. Seal ka käib praegu soja ja maisi siis külv. Ja kui vaadata nagu esialgseid numbreid, mida sealt kandist nagu Lõuna-Ameerikas prognoositakse, siis praeguste andmete kohaselt prognoositakse veel rohkem saaki Brasiiliast ja Argentiinast kokku kui eelmisel aastal, et üle 200 miljoni tonni siis soja ja ligi 180 miljonit maisi. Aga kui nüüd on väga kuum ja palav seal, siis loomulikult külv võib takerduda ja ollakse ka väga maas tavapärasest külvi rütmist. USAs koristus käib just sojal ja maisil, ollakse kuskil 25% peal. Praegu saagikused on olnud head ja eelmisel nädalal tuli ka informatsioon siis USA laoseisude kohta ja ega seal midagi väga üllatavat ei olnud, et jätkuvalt tõdeti, et laoseisud on suuremad, võib-olla mõneti natukene väiksemad kui võib-olla turg ootas, aga kui vaadata nii-öelda numbreid, siis on graafikud ka väga selgelt näha, et nii maisilaojäägid kui sojajäägid on Ameerikas äärmiselt suured ja kui siia lisada siis juurde Lõuna-Ameerika nii-öelda potentsiaalne suur saak, mis täna veel on küsimärgi all, siis on väga palju ikkagi soja ja maisi siin eeloleval hooajal veel siis palju tulemas. Samas aga räägib graafikiline pilt vastupidist, et hinnad on läinud üles, et nii soja kui maisi hinnad on futuurides läinud kõrgemale. Seda kindlasti on mõjutanud ka viimase aja sündmused, et kuidas moodi need nüüd edasi arenevad on ka päris huvitav ja seda me näeme ka, et kui me siin ise nüüd soja fikseerime, siis soja hinnad on ka läinud siin üle 450 euro siin muugal ja ka maisi hinnad on ülesse poole läinud, et päris huvitav saab olema, et kuidas moodi nüüd soja ja maisi hinnad siin nende sõja ja ilmastike küsimustega edasi arenevad. Nii et kokkuvõttes saame öelda, et hinnad püsivad ikkagi surve all, sest fundamentaalselt tegelikult midagi ei ole muutunud. Hinnad on ostjate jaoks kõrged, ostjad ostavad ikkagi peost suhu siis, kui vajadus tekib. Ilm ja sõjalised uudised on need, mis viivad praegu turgu üles ja need võivad olla siis hetkelised. Ja õlikultuuride puhul oleme enam-vähem samas olukorras, et pigem sellised neutraalses positsioonis, et vaadata, kuidas siis hinnad edasi arenevad. Ja siit tegelikult, kui vaadata nüüd seda põllumehe poolt, ehk et meil on siis põllumeestoots, kellel on veel päris palju vilja ju lukku panemata ja arvestades neid uudiseid, mida sa just ka rääkisid siin, siis mina hetkel ikkagi kasutaks ära seda tõusu, võib-olla see on ajutine, kui ei ole ajutine, siis selleks jätame ka mingisuguse osa ikkagi, aga võib-olla, et asja lihtsamaks ka teha, siis odra hind on ka ju päris heaks läinud juba ja võiksime odra 150 tonni nüüd veel lukku panna ja võib-olla mingi nutsu nisu ka, et näiteks 100 tonni nisu, et siis enam-vähem sellise umbes kolmandiku sellest fiksamata kogusest paneksime täna lukku. Ja olen igati nõus jah, sest enne ma tehnilist analüüsi rääkinud, enne kui need sõjalised uudised tulid, näitas tehniline analüüs, et me liigume siin 220-227 juures kõige maksimaalselt, aga nüüd me oleme sellest läbi murdunud. Et nagu ma ütlesin, et täna on Matif 230, eks ole, et seetõttu kasutame seda momenti ära. Ja, sest et me ei tea, kuna ja mis saab homme või ülehomme on ja selle peale riske jätta ka ei tahaks, et äkki läheb veel üles, et kasutame vähemalt osa sellest ära ja siis jäävad ka järgmiseks korraks midagi veel nii-öelda fikseerida, juhul kui hind ka üles peaks minema. Just. Ja muidugi ilmastiku pärast ka praegu muidugi uue saagi futuurid on praegu tõusevad nagu kiiremini, just nii-öelda on hirm uue saagi juures, just külvid on praegu nagu murekohaks. Nii et vaatame seda uut saaki ka siis lähiajal, et võib-olla midagi toots paneb sealt ka kinni. Täiesti võimalik, aga sellest juba järgmine kord. Järgmise korrani. Kohtumiseni.